Nii, tšau jälle. Me jõudsime koju tagasi sealt Pärnust. Aga nüüd hakkame siis vaatama, mis juhtus. Kaspar tahtsi õudselt rääkida, sest ma tean, et inimesi väga huvitab, mis juhtus, kuidas, kellel juhtus, kuidas. Siuke kange teadmise vajadus on, siis me räägime ära, mis meil kõik seal äpardused olid ja mis me siis nüüd tegema hakkame. Ma võtsin omal siin mugava koha sisse. Vahepeal saab niimoodi ka istuda, siis on vaata savi juba. Siis ei ole oluline. No Kaspar, jutusta. Karl sai juba nii palju jutustada, aga mulle seda eetriaega ei olnud aega siis jutustada. Aga tahaks siis ära rääkida, et mis hädad meil olid või sest mulle iseenesest see driftivõistlus väga meeldis, sest nagu siin sai nagu päriselt käed külge nüüd pandud juba esimesel trennipäeval, kus sai diffrit kohe vahetada ja diffrivahetused ei olnud ka siis nagu nii kiire või mugav, nagu ma lootsin, sest siis lagunes veovõll ära niimoodi, et kõik kuulid olid laiali, mul siin olid külje all olid põhimõtteliselt kõik need õlised kuulid, sai veovõlli kokku lapitud, sai differ ära vahetatud, siis rohkem vist see päev meil hädasid ei olnud, siis hakkas auto sõitma nii, nagu me tahtsime, siis tuli uus päev. Siis oli kohe hommikul oli see häda, et auto läks käima, kõik töötab ilusti. Nii kui gaasi puutusid, suri auto välja ja ei suutnud seda tühikäiku üldse püüda ja nii-öelda ellu jääda. Sellega jamasin tükk aega, ei saanud nagu aru, mis häda on. Et sai seal timmitud jälle segusiibrit avatud. Et siis saime selle nagu heaks. Siis tuli järgmine häda selle gaasiga, mis ennem Karl rääkis, et gaasipedaal kadus ära. Sellel oli ka siuke häda, et see oli nagu 3 mehe töö. Üks vaatas logisid, üks hoidis gaasipedaali põhjas ja 3. mees siis logistas siin segusiibri pistikut, mis on siin. Ja tuli välja siuke asi, et mingil hetkel, kui sa logistad seda pistikut, siis segusiibri kadus signaal ära ja põhimõtteliselt segusiiber läks kinni või siis mitte ta ei kinni, vaid lihtsalt ei saanud TPS-signaali, et siis Karl võis gaasipedaali põhja vajutada, aga segusiiber ei mitte midagi, sest temani see info ei jõudnud. Ja nüüd võib-olla me arvamegi, et kogu see tühikäigu probleem, mis meil on kogu aeg olnud, siis ongi tegelikult võib-olla peidus siin segusiibri pistikus. Et selle me õnneks lahendasime kiiresti ära, et võtsime see, kui kiiresti just, aga võtsime pistiku lahti, seal olid siis pinnid olid vibratsiooniga läinud nii-öelda laiali rohkem, et siis neil kontakt oli selline, et vahepeal oli kontakt, vahepeal ei olnud, et neid sai natukene koomale pigistatud ja siis panime nipuga jäigalt kinni, et see pistik ei saaks ise liikuda ja samamoodi ka see juhe seal taga ja siis juhtus järgmine õnnetus kohe peale seda. Seda on juba näha siin esiklaasil. Siis võib-olla näitamegi ära äkki, mis... Näitame ära, mis meil kõik katki läks. Mida meil kõike vaja on? Obvious. Uut esiklaasi on vaja. See kronsa on vaja uuesti teha. Siia on vaja teha puussolenoidile. On vaja teha uued kinnitused. Kapoti-ing. Kapoti-inged on uued vaja tellida, sest need lõikas Kaspar relakaga maha. Süüdi. Siis on meil vaja uut õlikorki, pooli alles. Poolt õlikorki. Siis on meil vaja uut õhufiltrit. Sest see läks ka kortsusid niimoodi. Siis on meil vaja uusi aerokätse kapoti jaoks. Siis on meil vaja teha bashbar korda. Siis on meil vaja uut õlijahutusradikat. Ja sest siit õrnad natukene lekib, sest ta lõi siit kas mõra sisse või midagi. Ja ta siit läheb ka katki kohe. Ja tavalise radika jaoks on meil ka vaja teha vist... Siin on vaja uus kinnitus siis teha see. Uut esituld on vaja või olemasolev tati ja teibiga kokku panna. See tegelikult läks katki. Nii et kui sul on hea hinnaga E92 Xenon esitulesid, siis ma olen nõus 10 eurot maksma. Või natuke rohkemgi. Ja. Või kas või siis esiklaas ära vahetada siia. Jah, või kui sul on esiklaas üle, see ei pea olema prillikas, see võib olla ka suht raibe, aga peas, et ta on nagu komplektne. Mis meil veel vaja on? Siis me ei tea, eks me peamegi alt vaatama, mis meil on, kas landsekad kõik on sirged ja nii edasi, mis sellega toimub.
et see on nagu sihuke pinnapealne, noh muidugi stange on otsas ja siin all on siis, stange all oli meil see splitter, see on see splitter. Stange tegelikult on isegi veel päris heas seisus, sest kapott on meil palju hullem. Jah, kapott on seal nurgas. Ma toon kapoti teile kohe vaatamiseks. See on meie kapott. Siit saab vaadata ja juttu rääkida. Ühesõnaga see läks ikkagi katki. Ta peaks olema nagu ühes tükis, aga ta enam ei ole. Selle me üritame ära lappida, et saaks selle hooaja äkki. Jah, selleks ma ei tea, kuidas me lapime seda. Aga jah, nagu sa ütlesid ju, tatti ja liimi või mis asja. Liimi ja nipukatega. Tahtejõuga, jah. Aga nagu kõige suurem häda on tegelikult praegu see esiklaas. See ei ole tegelikult häda, see on, me oleme korra sellega kokku puutunud eelmine aasta, kui me tulime Nõiakatlast, oli meil esiklaas sarnane. No, natuke leebem, aga siis mingid tüübid tulid kohale või oota, kui sina või sa tead kedagi, kes on hästi äge ja tahaks meid natukene aidata, teha võib-olla mõni euro odavamalt ja tuleb koha peale, vahetab esiklaasi ära ja siis kirjuta, helista, saada meil, anna märku, pane kommentaar. Ma tulen, teen, mul on 92 esiklaas. Äkki on veel soojustusega. Äkki on soojendusega, siis nagu eriti hea. Vot. Aga selles suhtes, mis oli nagu väga õnnelik, oli, et esiratas ei puutumata. Sillaga ei juhtunud nagu selles suhtes midagi, et nad olid nagu paigas. Et see bash päästis. See bash on tehtud tegelikult puuritorudes, sellepärast, et meil on siin ees on kogu see majandus ja me oleme vaesed, me ei ole taha viindama. Ta on hästi tihkelt koos ka kõik pakitud. Et see bash tegelikult päästis nagu kõik ära, et oleks meil tehtud sellisest pesukuivatusresti torust on ju see bash, siis oleks olnud ikkagi asi päris apu. Aga sellega sai, siit muidugi sellel olemasolul bashil Kaspar võttis ka relakale tükke maha. Jah, selles suhtes, et ta on nii jäik toru, et see ei jaksa seda sirgeks tõmmata. Mis ma tahtsin öelda, ma ei mäletagi enam. No selles suhtes auto on täitsa sõidukõlbulik, kui see esiklaas ära vahetada, siis tegelikult jah, ja meil on vaja muidugi kapott ja see stange peavad olema küljes või võistlusele lähed. Neere on ka vaja. Ma unustasin ära, neerud. Kuskil on mingi üks väike, ma nägin ühte väikest tükikest neerust, aga kus ülejäänud neerud kasusid, seda ma ei tea. Need on nüüd Pärnu omad. Laua peal on see üks tükike, aga neere ise. Kahest neerust jäi alles täpselt nii palju ülejäänud lihtsalt haistus universumis. Vot nii, et nüüd on meil tegemist. Pane kommentaar, kui sa tahad näha, kuidas Kaspar siin hakkab jälle mu raha kulutama. Jah, see on see, et ta saab nüüd võimaluse, et nüüd saab upgrade'id asju. Me just Magnusega naljatasin, et ei tea, et kas nagu ette saab Vicewabi nüüd või ei saa või? Ei saa. Kui ta tuli boksi, siis kurat, kõik oli terve. Aga selles suhtes sinu jaoks natukene võib-olla kurb ja valus, eks ju, aga mina olin jumala happy, et sai nagu möllata, et üldsegi selles suhtes tegelikult ei olnud üldse palju aega, et seda korda teha. Aga järsku nagu kõik sipelgad olid nagu ümber auto abis niimoodi, et kes tõmbas kapoti stangsi ära, puurisid auke, panid nagu, et selles suhtes suur aitäh kõigile, kes appi tulid ja kes tulid vaatama, et eriti props Sibulale, Pihoja, kelle sõitjaga me läksime kohe muidu tandemisse kokku ja tema tuli ja oli kohe seal käed küljes ja auto korda ja nüüd olid nõus ootama ära meid. Ei no muidugi me, selles mõttes, et rada seisiski sellepärast, et me tegime avarii. Me ise põhjustasime endale seisaku ja võtsime aega juurde sellega, aga nagu see auto oligi, ma arvan, boksist väljas 6-7 minutiga, et see ei olnud nagu väga suur. Magnus tassid oma tööriista kohvri ka kohe auto juurde ja pani kõik käed külge, et selles suhtes oli
tore, et kaua ei läinud, kui oli juba see auto sõidukõlbulikele. Nii et aitäh kõigile, kes aitasid, muidugi enda meeskond, aitäh kõigile, kes seal olid olemas, kes tulid appi, kes kirjutasid ja nii edasi, nii edasi. Kes jooksid kaameraga ringi. Kes jooksid kaameraga, nii et te olete kõik väga suured osad sellest alast. Jah. Et minul oli väga põnev ja huvitav ja et möllu toimus, et kui eelnevad võistlused on olnud ikkagi siuksed nagu, et rohkem istumist, et ei ole väga midagi palju nagu nokitseda või teha, siis seekord nagu läks kuidagi järsku päev hästi kiiresti sai läbi nagu. Yeah. Minul võib-olla sõitjana, nüüd ma olen seda teinud ju ka, ma arvan, et see on mu 6 aasta sõita siis drifti. Minul on nagu juba ükskõik asjadest. Et mul ei teki närvi, pigem nagu mul oli mingi trots tuli sisse sellega, kui ma selle Billy Sodiks sõitsin ja siis ta ikka edasi töötas. Siis mul oli nagu, et fuck it, send it on ju. Et siis vaatame, kui Pilpak siis suudab veel sõita selle. Aga näed, hakkas tulema kohe. Siis olid ju selle nädalavahetuse minu ikkagi parimad liidid ja Chase'id tulid sealt välja kohe. No jah, Chase'id olid ikka väga ilusad, et noh, neid oli ikka ilus vaadata. Ja, ise ei näinud. Jah. Sa saab pärast vaadata. Ma vaatan ka teiega koos videost. Jah. Aga autos seest oli lahe. Tegelikult oli lahe. See muidugi oli, see oli päris huvitav, et kui sa oled seal raja peal, kus nagunii suitsu sisse kaud ära ja mul on 3/4 esiklaasi, millest ma nagu eos ei näinud juba seespoolt läbi, siis oli päris põnev. Jah, su esimene emotsioon, mis oli, kui see juhtus, oli raadios ka ju see, et nii, nüüd lähme koju, pakime asjad kokku, eks ja. Aga tegelikult, kui sa välja läksid ja nägid juba, siis oli juba teine jutt. Siis oli teine jutt, siis ma hakkasin vaatama, et tegelikult nagu täitsa ju ühes tükis ja rattad külles ja. No jah, kui sa paned ikka, see nagu päris korralik pauk on, siis ta ikka viskas seda autot, vaata seal. Kusjuures mul tekkis pärast küsimus, et oota, aga ma olin rajal tagurpidi, millal see juhtus. Mina mäletan seda hetke, kus ma nägin, et need refid tulevad ja siis see jõmm käis. Paned seal Hanspüüdis pea kinni. Haiget ei saanud. Nagu selles mõttes, et nende autodega avariide tegemine on selline, nagu sa oled kuskil arvutimängus. Nagu võib-olla, ma ei tea, kellelgi on mingi uhkem simmi iste, vaata, mis raputab natuke, see teeb suht sama. Lihtsalt. Muidu on nagu jumala ükskõik. Kui, ma arvan, kui sa sõidad ikkagi seisvasse seina, mis ei liigu eest ära, siis on valus. Aga selliseid jõmme teha, kus teisele autole liikuvale otsa või siis refi seina või kuhugi refi unnikusse, mis pannakse raja äärde, siis on nagu tegelikult on autos sees on suht ükskõik. No need driftiautod on üldse hästi turvalised tegelikult ja et sa oled seal korvispas nii kinni ja puur on ümber, et selles suhtes, kes on üle katuste ka käinud, siis tegelikult nagu suht ei juhtu nagu nende endaga tihti peale ja midagi hullu. No jah, õnneks on see ala nagu nii turvaliseks läinud selle kogu varustuse ja kõigega ka. Et ei pea ülemäära palju muretsema. Meeskond ei küsingi, ole terve, kas sa oled elus? Ma lihtsalt ütlesin, et lähen koju. Aga ei pidanud minema, natuke hiljem pidi minema. Võt nii, et. Jah, oli äge päev. Olge te tänatud. Kirjutage meile, kui teil on millegiga võimalik meid aidata. Olgu see siis mingi teenus, toode või siis dinero sobib ka alati. Ja ei abi on jah, igatepidi alati teretulnud, et. Aga kokkuvõttes oli see meie hooaja parim võistlus. Tehniliselt, selles mõttes, me oleme ennem ka jõudnud top 16, aga see on olnud läbi by-run'ide, ehk siis ma olen see aasta see kvalivend. Seda need kvalisid, nüüd me saime selle hooaja esimese tandemi võidu täiesti absurdne. Meil on 5. võistlus on ju, esimene tandemi võit, nagu eelmine aasta oled 2 poodiumil, nagu hooaja mõttes 2 hooaja lõpu poodiumil on ju. Et aastad ei ole vennad, see ala ongi selline, vahest läheb nagu väga hästi, teinekord lihtsalt on see kogu lakk on ära kasutatud juba kuskil mujal. No jah, see eelmine aasta kulutasid ära selle, et nüüd vaikselt hakkab tagasi tulema. Nüüd vaikselt ja see on see kogumisaasta. Mis me ikka rämblime siin? Ma olen nende Gen Z-dega, mul taustal on Gen Z-sid hästi palju, siis mul hakkab ka estonglish kell. Mis sa naerad? Lähme koju, on ju, ja siis hakkame remontima. Aga kui sa tahad näha, kuidas me remondime seda autot ja teid huvitaks nagu video, kuidas Kaspar räägib,
neid asju hästi detailselt. Minule meeldib nagu see, mul on nagu probleemtulemus. Kasparile meeldib see vahepealne osa ka. Et ta võib sellest nagu tutvustada. See ongi see, et ma ei ole võib-olla nii pädev jutumees, eks ju, et ma olen rohkem nagu tegudemees. Aga kui teid nagu päris huvitab ja tahate rohkem seda tehnilist juttu ka nagu rohkem kuulda või näha või nii-öelda, et mis ma teen või sihukest, et siis kirjutage näiteks kommentaariumisse. Mis te tahate näha? Päeva nii pikk olnud juba, et me oleme sinuga ju mingist, ma ei tea, mis kellast tulevad. Ei, meil oli vastupidi, et ma jäin mingi 4-5 magama ja sa ärkasid põhimõtteliselt 4-5. Ma ärkasin 5, jah. Et me oleme vanad. ei tea, kuidagi ei olnud selle unega, et suht väsud on tegelikult olla aga selles suhtes kirjutage kommentaariumisse, mis te tahate rohkem näha või millest rohkem filmida või millest rohkem jutustada või et see, mis teid huvitab, mida teie tahate näha, siis sellest me üritame rohkem siis filmida ja rääkida, et kõike, mis ma tean, oskan, võin rääkida. Me ei ole professionaalsed, me oleme hobi YouTuber. Ja, et selles suhtes jah, minu jutt kindlasti ei ole kõige soravam võib-olla, aga kui palju harjutada, siis äkki hakkab tulema ladusamalt see asi, et praegu räägib väga okeilt, ma ei tea, mida ta seletab. No endal on ikkagi siuke nagu tunne, et pinge on peal ja no võt, nii et pange siis kirjutage sinna Kaspar tee asju. Ja Kaspar on C-tähega. Kaspar on C-tähega. Selle paneme video selleks pealkirjaks Kaspar C-tähega. Okei, lähme koju. Ja, oli äge. Olge ägedad. Tšau, kirjutage. Tšau.